Tere matkaravas, oleme jälle Kaspariga siin, et rääkida teile järgmisel põneval teemal. Aga enne, Kaspar, mis ametikohta sa siin pead? Mina olen nüüd varustuse kategooria juht. Väga hea, mina olen varustuse kategooria tarbija, olnud juba aastakümneid. Ja varustus ongi see, millest me täna rääkima hakkame. Matkaspordipoodi voorib öösel ja päeval sisse inimesi, kes uurivad, mida uut ja põnevat on müüki tulnud, sellepärast et asjadega on ju alati hea kursis olla. Ja nüüd mõtlesime, et teeme elu natukene kergemaks ja võtsime poest kaasa osad uued tooted, et need teile juba siin ära näidata, et te siis teaksite. Aga millest alustame? Alustame mattidest. Meil on õigele tulnud 2 suurt matti. Üks on siis Expedi oma ja teine Pajaki oma. Pajak on ju, nagu sa tead, tuntud sulemagamiskottide tootmise poolest. Aga nüüd neil on ka oma talvine, väga kerge magamismatt. Ning Exped, mis on tegelikult matkajatele üsna tuntud bränd mujal maailmas, on ka nüüd Eestisse oma tee leidnud. Nende kahe erinevus on see, et see, mida mina käes hoian, see ilus roheline, on siis tegelikult suvideks kasutamiseks mõeldud. Vaatan siit skaala pealt näitab, kus see skaala siin kadus. Siin kuskil R-väärtus on kuskil 3 juurde, ehk siis selline suvise ja 3 aastaaja vahelisse tsüklisse. Jah, täpselt. Ta ongi mõeldud selliseks hästi kergeks, pigem soojamaja kasutamiseks. Kui lumi on maa, siis võib hakata juba natuke jahe. Ja selleks on meil Pajaki oma, mille R-väärtus juba tegelikult on 6, seega üsna ekstreemsete ilmadega saab sellega magada. Mis nende sisuline vahe on? On õhukambrid. Peamiselt, mis moodustab nagu sooja magamiskoti või magamismati, on see, et ta tekitab siin hästi palju õhumulle, õhukambreid ja see õhk ei liigu seal sees. Aga lisaks sellele tegelikult, miks see Pajaki oma nii soe on see, et tal on siin sees infrapuna peegeldav kiht. Tähendab seda, et kui su keha öösel peegeldab infrapunaga soojust ära, siis see matt peegeldab seda sulle tagasi. Aha. No vot, ja mis neil veel on omane on see, et siin ma juba näen, on selline väike lont külge ehitatud, mis tähendab seda, et ta on siis pakitud omakorda juba sellesse pumpekotti, millega siis sa saad oma magami või selle lebo täis puhuda, mitte ei pea ennast seal ingetuks puhuma. Ja sellel on tõenäoliselt see samasugune pumpekott ka selles komplektis olemas. Jah, täpselt, sul on õigus. See pumpkott on üsna mugav asi. Esiteks, ta väldib seda, et su hingeõhk koos veeauruga satub sinna madratsi sisse. Ning teiseks, kui sa oled väsinud juba matkast, siis ega tegelikult õhtul ei viitsi väga palju nagu puhuda. Et see teeb selle elu väga palju lihtsamaks. Lisaks sellele, tegelikult üks asi on veel, ta toimib ka tegelikult kui ka veekindel kott, mis saab teise kotti sisse panna. Ja, mina olen enda lebo oma kasutanud ka nii, et topin vahepeal sinna riided sisse ja sellest moodustab padi. Just. No, ega see öösel nii midagi ei pumpa ja siis on ju mõistlik neid asju kasutada mitmeotstarbeliselt. Ma praegu kaevusin sellesse Expedia kotti ja leidsin siit kohe esimese asjana väikese tasku, kus on olemas ka paranduskomplekt. Nii et kui oled ikkagi suutnud oma lebo mingisuguse käbi, kännu või muu terava kivi otsa ära lõhkuda, siis saad kohe ka parandama hakata. Ja siin on, näed, kohe kollasena paistab ka see selline pumpekott, mis siis oluliselt kiirendab tõepoolest selle lebo täispumpamist. Aga lähme nende mattidega siis natukene täpsemaks, vaatame numbritele otsa. See, mis siin minu käes on siis välja toodud, et see R-väärtus on tal 2,9, 3 nagu siin skaala peal umbes oli. Kirjade järgi peaks ta siis sobiva temperatuuri +20 ja miinimumid jäävad sinna -5 juurde. Ja paksus iseenesest pean ütlema, et tegelikult on suhteliselt üllatav, sest see 7 senti paks, mis on täiesti arvestatav magamismatt. Absoluutselt. Selle kaalu ja selle suuruse kohta kaaluks on tal siin märgitud 365 grammi. Väga mugav, väga kompaktne, eks ju. Alternatiivselt Pajaki oma, temal on pikkuseks on 195 sentimeetrit, laiuseks 67, mis tähendab seda, et normaalsed inimesed saavad seal ilusti magada peal ja paksuseks on 6,5. Seega ka see ei ole üldse ebamugav seal peal magada. Ja R-väärtus on 6, just. Ja. Väga hea, tore on teha neid saateid, sellepärast tead, mida pead järgmisele vastu tegema. Ja mis see sinu oma kaalub? Minu oma kaalub 585 grammi, mis on tsipa raskem kui suvine, aga see on ka loogiline, sest et talvistel materjalidel on alati rohkem kaalu. Tegelikult on ka sellised variante, et kui sul puudub see kott või sul puudub viitsimine pumbata või puvitsimine
puhuda, siis on meil ka tegelikult olemas nüüd väike selline pumbakene, Puhuja taskus. just, mis siis aitab sinu eest kogu seda asja toimetada. Ja see on niimoodi, et laed selle seinast täis ja siis tal on ka funktsioonide poolest väga mitmeid. Üks on siis see, et kui sa natuke aega hoiad nuppu all, tuleb ka siia tärkab selline valgustus, et sa tead, mida puhud, kui väga pimedas laagerdama satud. Ja teine variant on siis see, et kui sa siit korra, näed, siin on veel erinevad kangused ka, väga kavalalt on tehtud ja siis järgmise nupu vajutusega on võimalik panna see ka puhuma. Just. Eks ole. Väga hea. Ja kuna need puhutavad asjad on enamasti ka võib-olla erineva suurusega, siis on siin kaasas ports erinevaid otsikuid, nii et funktsionaalsus seeläbi tõuseb veel. Aga kõige paremini ta vist sobib ikkagi nende termaristidega. Ta sobib üsna hästi termaristidega, aga tegelikult on ka üsna lihtne puhuda mingeid muid madatseid. Et ka näiteks selle Expedi madatsile saab selle ilusti otsa panna. Väga hea. Katsetame selle siin mõne aja pärast ära. Mis meil veel sellist head ja põnevat? Minu arust, mis on nagu lahe ja mis tegelikult elektrikatkestuse ajal on täitsa isegi hädavajalik, on üks korralik akupank. See nüüd nagu Väino võib tunda ja öelda, et see on üsna raske, üsna kobakas tükk. Et ta kaalub peaaegu kilo, aga ta mahutab ka 40 000 siis milliamprit sinna sisse. No ütleme, seljakotiga pikale matkale võib-olla kaasa ei võta, aga kui on mingi muu transpordivahend või talvel lähed näiteks kelguga, siis on see minu meelest nagu täitsa okei kaasa vedada ja sul on pikaks ajaks vajalik elekter olemas, et navigeerida, et helistada, pidada sidet ja edastada ka oma mingisugused koordinaate, kui parasjagu vaja. Just. Ja tegelikult lisaks veel sellel on piisavalt võimas ja kiire nagu väljapanek, et sa saad isegi läpakaid laadida paari tunniga täis. Üks oluline ja hea funktsioon on siin veel lisaks sellele, et seda ju ei pea ainult matkal kaasa võtma, vaid see võib olla teil suvilas kodus, sest aeg-ajalt tuleb ikkagi elektrikatkestusi ette ja need elektrikatkestused ei ole kuidagi ajastatud päevavalgusega, nii et osa nendest võib tulla ette öösel ja selle tarbeks on siia ehitatud sisse ka siis selline taskulambi funktsioon. Siin on väga palju erinevaid selliseid režiime, kuidas on võimalik teda taskulambina kasutusse panna, kas ta põleb siit või sealt, põleb igalt poolt ja kui pikalt all hoida, siis ta kustub ära ja siin taga on siis olemas ka selline display, mis näitab, kui pikaks ajaks sul siin voolu jagub ja kuhu seda voolu parasjagu kulub. Ja viimane toode, millest me tahame täna rääkida, on kindlasti ka üks, mis võiks olla igas majapidamises olemas. See on siis selline kriisiraadio ja kui nende vanemate kriisiraadiotega, sellised nii-öelda poolanalooglahendustega oleme kindlasti paljud kokku puutunud, siis see on nüüd juba samm edasi. Siia on siis lisaks selle raadiofunktsioonile tehtud ka juurde väikse päikesepaneeli. Laadimise variant on ju loomulikult on siin taskulamp otsas. Siis on siin sees see dünamo, et saad endale vajadusel keerutada elektrit, et raadiot kuulata, et lampi põletada ja neid kõiki muid funktsioone kasutada, sellepärast, et vahel parem või hiljem väga pikalt ilma elektrita olles saavad ka akupangad tühjaks. Just. Mis ta veel teeb? Ja tagavaraks saab ka tegelikult mingil määral oma telefoni laadida, kui peaks tekkima vajadus. Et natukene on ka akupanga funktsioon tal on ju, et siin karbi peal on meeletus koguses erinevaid funktsioone, mida ta kõike teeb ja ühesõnaga see on üks selline toode, mida tasub tõenäoliselt ikkagi jälle mõelda ja kõik need asjad, millest me oleme täna rääkinud, mis üldse puudutavad kriisiolukordasid, akupangad ja muud asjad tasub ka hoida loomulikult laetuna ja iga natukese aja tagant vaadata üle, et nad oleks laetud ja uuesti laetud, sest mine tea, võib-olla seisab aastaid kapis, pole vaja ja siis kui ühe korra vaja on juba läinud aku tühjaks. Just. No võt, sellised tooted said siis sellel korral ära räägitud ja nüüd ei olegi midagi muud, kui soovida teile kaunist matkamist, käige poest läbi, vaadake, mis teile sobivad ja mina lasen siin juba endale pumbale ja selle pajaki lebole paraku arve ära teha. Nii et selline see elu juba ükskord on. Nii et näeme järgmine kord.